kutsuti ühte telesaatesse, mille on välja mõtelnud tegelikult vist hollandlased või taanlased, äkki hollandlased. Eestikeelne nimi sellel telesaatel oli Laula mu laulu. See oli üks tore saade, kus sai palju toredaid inimesi kokku ja lauldi üksteise lugusid. Seal ei olnud žüriid, mis on väga tähtis, sellepärast et sellistes saadetes mina jällegi ei käi, kus Andrus Vaarik saab pärast öelda, et polnud päris see, et neid saateid ma kohe kardan. Aga Laula mu laulu, jah, meil oli seal Tõnis Mägi ja Ott Lepland ja Šaliis ehk Jarek Kasar ja siis oli Birgit Õigemeel, täna on tal Sarrap. Siis oli keerulise nimega Lea Dali Lion. Ühesõnaga Lea Liitmaa, meie eks-gitarristi, eks-naine ja siis oli Ines. Ja Ines võttis ühe meie loo, mille nimeks Torm ja tegi sellest oma versiooni. Ja kui Termika, see lugu on tegelikult aastast 1991 üldse pärit, nii et päris tükk aega tagasi juba sai kirjutatud see. Ja sellest päevast peale, kui internet ja YouTube leiutati, sellest päevast on Termika Tormi vaadatud vähemasti 100 000 korda. Seda on meie jaoks väga palju. Inese Tormi vaadati esimese 3 kuuga 1,6 miljonit korda. Vaat nii palju siis meist ja internetis. Meie seda lugu nimisi teha ei oska, nagu Ines seda tegi. Meie teeme seda nii, nagu ma kunagi selle Saaremaal oma suvilas lõkke ääres kirjutasin. See läheb nii. Olen tullut liiga pikalteen. Tyhjämajan veitsin enda ees. Ja silmaan nurkas pisar laikataan. Ja sinun pildille jäämään. Ja seda ainikin jään vaatamaan. Mälestykset tolmus puhtaaks ilmaan. Ei suuta elada, mä ilmaa sinuttaa siis palon. Lasemin se kuma tornien. Võta mind soo ja tee kätte vahele.
suur tänu. Kallid inimesed, mina olen suur filmisõber ja ma olen näinud elus, ma arvan, et üks paar tuhat filmi kindlasti ära. Palju aega olen raisanud sellega, sest väga paljud filmid ei kõlba üldse vaatamist. Alles lõpus said aru, et oi, milline ajaraisk. Aga on ka selliseid filme, mis on mind inspireerinud lugusid kirjutama. Üks nendest on sellise režissööri nagu Tarantino. Tema peaaegu kõik filmid on mind kuidagi moodi liigutanud ja inspireerinud. Tal tuli üks kunagi 90-ndatega seal keskel tuli välja üks film, mille peategelaseks oli üks sellises retuusides naine, kellel oli samurai mõõk ja siis ta käis ja pärast esimest 3 minutit muutus kinoekraan ühtlaselt punaseks verest. Kummaline film, Kill Bill oli ta nimi ja pärast seda, kui ma selle filmi olin ära näinud, siis ma mõtlesin, et issand jumal, et ma ei saanud mitte midagi aru ja siis ma läksin koju ja kirjutasin sellise loo, mille nimi on 6 jalga niiskelt maa. Püha isa, sinu juurde tulin ma, et saaks andeks mõned patud. Ma ei ole elus harjunud pihtima, kuid loodan, et mind pole päris unustatud. Su kirikus kord oli hea ja soe, kuid praegu see ei loe. Kogu elu olen ainult põgenenud, teinud 100 surmapattu. Selle peale sa vaid risti ette lööd ja sosistad, et oled täitsa uskumatu. Su kirikust ei rahu leia ma, pean jälle minema, sest olen maanteedel veel püüda tuult ei väljalt saa. Maanteedel veel olen ma, olen sündinud tapja, ainus mille lõpuks saab, on 6 jalga niiskelt maa. Ära vaata sedasi, nagu mind sa kardaksid. Sinu saatus määratud sai juba siis, kui siia ilma sa sündisid. Su kirikus vaigub jäine tuul, kas sinu jaoks on rauastud, sest olen maanteedel veel püüda tuult ei väljal saa. Maanteedel veel olen ma, olen sündinud tapja, ainus mille lõpuks saab, on 6 jalga niiskelt maa. 6 jalga niiskelt maa, 6 jalga niiskelt maa, 6 jalga niiskelt maa, 6 jalga niiskelt maa. Aitäh! Aitäh! Muide, tuli praegu just lauldes selline mõte, et me ei ole kunagi vist elus, ühe korra siiski, me oleme sama kainele publikule, mulle kohe meeldis see märk seal väravas, et ei mingit napsu. Et me ükskord paar aastat tagasi käisime ühe lasteaia lõpupeol mängimas, emad panid rahad kokku ja kutsusid ja seal oli ka täitsa kained poisid olid, nii tore oli. Et seda ei juhtu meiega väga tihti. 30 aastat bändi ja teine täitsa kainele publikule.
järgmine räägib bändi tegemise rõõmudest. Kannab ta pealkirja Kuutõbine. Juba aastaid tagasi kaks minu väga toredat sõpra Marko ja Jaan ehk Tätvere ja Matvere ja Tätvere ja Matvere ja Tätvere võtsid sellise julguse rindu ja läksid ümber maailma reisile purjekaga, millel oleks võinud küll olla väga ilus nimi, aga kuna sponsor tahtis ka saada oma, siis Nordea oli selle nimi. Noh, pole ka viga. Ja kui ma neid Pirital käisin ära saatmas, siis ma lubasin Markole, et me igal kontserdil, lubadus oli kusjuures päris niiviisi antud, et ma luban, et igal kontserdil me mängime ühte teatud lugu ja ma mõtlen teie peale ja teie reisi peale. Ja see oli ilmselgelt selline lubadus, mida oli väga-väga raske täita, sellepärast, et meil oli selle aja jooksul, kui nemad merel olid, see oli mingi 2 aastat ja natuke peale, et meil oli umbes 300 kontserti. Meil oli seda lugu mängides lõpuks veremaitse suus ja pärast, kui nad õnneks tagasi tulid lõpuks, siis jäi see lugu paariks aastaks riiulisse
aga nüüd aastaid hiljem on teda jälle hea mängida ja see on üks mereteemaline, minu ema lemmiklugu kusjuures. Otsad antud ja laen jätab sadama, ees on pime ja tormine tee. Tahaksin sind veel kord ma suudelda, aga sina jäid kaldale. Oh yeah, wow yeah, oh yeah. Tõuseb tuul ja loobib me laeva, torm murrab kõik mastid ja raam. Silmad hiilgavad, kui on pimese öö, katsu uinuda, kui sa vaid saad. Igal öösel näen sind hoonelas vaja, et miks tuled sa mind piinama, haava kinni ei kasva ju nii. Aastad on läinud, sind armastan veel, kui ei uatu sinuni. Oh yeah, wow yeah, oh yeah. Lendab laev mööda vahuseid laineid, pilved peinavad kõvedast kuud. Mäletan, et vana majaka all suured muutusid kord minu suu. Ja kui kord tagasi koju ma jõuan, ma ei tea, kas sa mäletad mind. Võõras mees seisab õhtul su akende all ja ta teab, mis on elu. Igal öösel näeb sind hoonelas aina, ütle, miks tuled sa mind piinama, haava kinni ei kasva ju nii. Aastad on läinud, sind armastan veel, kui ei uatu sinuni. Ütle, miks tuled sa mind piinama, haava kinni ei kasva ju nii. Kuigi aastad on läinud, sind armastan veel, kui ei uatu sinuni. Sinuni, 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 sinuni. Suur aitäh! Meil on juba kava jälle sassi läinud. Ma ei tea, miks me üldse kirjutame neid asju. Nagu ei oskaks lugeda. 2 tükki jäi vahele ja siis 2 tükki tagantpoolt on juba ära tehtud. Kuidas ma nüüd niiviisi saan siis? Me ei ole üldiselt, me ei tervita ega ei õnnitle ega ei abiellujaid ega sünnipäevalapsi tavaliselt lavalt, nii. Ja me ei pühenda tavaliselt kellelegi lugusid, aga ühte lugu on kuidagi meil kombeks saanud, sest see on meile selline südamelähedane asi. Igal ühel vast meist on mõni tuttav või sõber või vend või õde või ema või isa, kes on sõjaväelane. Ja selle loo tahaks pühendada kõikidele nendele vapratele ja tublidele Eesti inimestele, kes kuskil palavas, kuumas ja liivas üritavad viia kellegi käsul demokraatia nimelist asja maadesse, kuhu
Seda ei ole oodatud. See on kaktusviin. Mälestused häälest ära klaveril mängib ühesilmne vana mees. Ta laulab üht laulu, mis mulle on tuttav kui preeriato. Kui kõik lahingud on peetud, laevad sõjaväljalt veetud, ellujääjad kogunevad siin. Kui ka vaibub sõjakära, sellest ei osta ära, ravib meie haavu kaktusviin. Rohuga langen sõbra verega on määritud mu poncho. Lõbunaiste naeruga veel ei suuda harjuda, sest siis, kui silmad ma pigistan kinni, taas kangastub sõja tandri õud. Kui kõik lahingud on peetud, laevad sõjaväljalt veetud, ellujääjad kogunevad siin. Kui ka vaibub sõjakära, sellest ei osta ära, ravib meie haavu kaktusviin. Taas kangastub sõja tandri õud. Kui kõik lahingud on peetud, laevad sõjaväljalt veetud, ellujääjad kogunevad siin. Kui ka vaibub sõjakära, sellest ei osta ära, ravib meie haavu kaktusviin. Ravib meie haavu kaktusviin. Shalala, ravib meie haavu kaktusviin. Suur aitäh! Nojah, läksime vist natuke liiga kurvaks kätte ära. Igatahes meie poisid ja tüdrukud, olge hoitud seal kuskil kuumas ja liivas. Aga sõjaväeteemalistega jätkame. Minu kadunud onu Juhan Viiding kirjutas palju laule ja lugusid ja luulet loomulikult ennekõike.
ja kui mina olin umbes 14-aastane, olin õppinud ära esimesed kitarriakordid, mis kõlasid tol ajal umbes nii. See oli lihtne, A-moll, E ja D-moll. Ma ei tea, kuidas need mul üldse välja ei tulnud tol. Nüüd tulevad juba palju parem. Pärast 30 aastat tuleb päris hästi juba. Ma rohkem ka sellest pillist muidugi midagi eriti ei tea. Aga sellest see selleks. Tulin mina Malevast koju ja minu emal oli, tema vend, onu Juhan, oli külas. Ja mina olin nii, ma olin Malevas ära õppinud ühe loo ja ütlesin, et onu Juhan, tule ruttu minu tuppa, ma mängin sulle nüüd ühe loo. Mängisin selle loo ära ja onu kuulas ja ütles, et et kõik on väga tore, ainult et kas mitte 3. salmis ei võiks see tekst ikkagi niiviisi minna. Mina küsisin, et aga kust sina seda tead nii hästi? Siis ta ütles, no ma kirjutasin selle loo, sellepärast ma teangi. Et see on Viidingu repertuaarist üks mu vaieldamatult suuri lemmikuid. Poja juurde sõjaväkke. Ha! Õmble mulle rätsed, French ja kalifee. Mind on maha jätnud kõik tsiviilsed veed. Poja juurde sõjaväkke ihkab minu süda. Tahaks veel kord läbi teha ühte õiget sõda. Poja juurde sõjaväkke ihkab minu süda. Tahaks veel kord läbi teha ühte õiget sõda. Aga poeg see kodus juba oli käest ära. Ähvardas, et niikuinii jookseb kroonust ära. Oli teine päris jabur, ma ei eksi vist. Ütles enda kohta, et on patsifist. Oli teine päris jabur, ma ei eksi vist. Ütles enda kohta, et on patsifist. Poja pruust on mures, tal vesi silma lõrgus. Kui ta kirjast luges, et elu seal kui põrgus. Poja juurde sõjaväkke ihkab minu süda. Tahaks veel kord läbi teha ühte õiget sõda. Poja juurde sõjaväkke ihkab minu süda. Tahaks veel kord läbi teha ühte õiget sõda. Mundri ruttu peab ma selga panema. Pojale lähen aru, ma pähe taguma. Mulle pole tarvis neid naiselikke kirju. Lähen õige udin teda nii, et perse kirju. Mulle pole tarvis neid naiselikke kirju. Lähen õige udin teda nii, et perse kirju. Keeran talle peale õige mitu vinti. Siis ta raive oskab kokku hoida tinti. Poja juurde sõjaväkke ihkab minu süda. Tahaks veel kord läbi teha ühte õiget sõda. Poja juurde sõjaväkke ihkab minu süda. Tahaks veel kord läbi teha ühte õiget sõda. Põuavälku polnud siis, kui olin noor. Oli pime usk ja hele inglikool. Kui juba mürgeldis mürgel lõpuni. Kui juba unustusid olgu täiesti. Kui juba mürgeldis mürgel lõpuni. Kui juba unustusid olgu täiesti. Suur tänu teile! Teeme ühe lühikese Viidingu loo veel. Nüüd ma ütlen, et lühikese, sellepärast, et selle loo nimi, pealkiri on lühike. Ja lugu ise ka ei ole just teab mis pikk.
vaid korda, tubades edasi-tagasi sussides käia. Vanemad daamid ja humanitaarkooli noored mõnikord annavad mulle maiustusi ja kätt. Vähe aega saame olla siin, üle mere tuleb laev, mis ära viib. Algusest lõpuni käidud on tee, nüüd vaid korda, tubades edasi-tagasi sussides käia. Vanemad daamid ja humanitaarkooli noored mõnikord annavad mulle maiustusi ja kätt. Suur aitäh! Jaagup poiss oli 13-aastane, kui ta hakkas tegema ansamblit nimega Terminaator ja kõlas jõle ägedalt see nimi. Aga me saime alles aastaid hiljem teada, kui meist hakkasid esimesed artiklid kusjuures ilmuma, siis me ütlesime, mis Schwarzenegger, mis Rauas, mis jutt see on? Tegelikult muidugi loomulikult me võtsime selle nime sellelt filmilt, sest meile see film jubedasti meeldis. Aga see selleks. Pärast aastaid hiljem me saime, et kui Terminaator kirjutatakse 2 A-ga, et siis see tähendab tegelikult valguse ja varju piiri planeedi. Ja see kujund meile iseenesest meeldis. Ja mina õppisin tol ajal Tallinna 10. keskkoolis, ehk siis praeguses peene nimega Nõmme gümnaasiumis. Ja see oli üks tore kool, sellepärast, et nad tahtsid mind saada teatriklassi, aga mina olin aasta vanem ja siis nad jätsid mu istuma. Nad lasid mul 4 korda teha kirjanduse eksamit ja põrutasid mind kogu aeg läbi sealt. See oli päris tore aeg. Aga direktor oli meil spordikoolist tulnud ja tema ütles pärast, küsis, et aga Kreem, et kuhu sa siis tahad, et ilmselgelt oled sa selline teatraal, et lähed vist ikka siis teatriklassi. Ma ütlesin, et kui ma üldse siia kooli jään, siis ma lähen spordiklassi. Tegelikult ma vihkasin sportlasi. Sportlased olid must palju pikemad kõik. See võib tulla üllatusena, kui ma olin lapsepõlves üsna lühikest kasvu. Nii ma siis läksin spordiklassi ja tegin bändi ja siis kui teised olid spordilaagris, siis mul oli hea, meil oli 6 tükki klassi. Tegelikult klassis oli 42 õpilast, kõik läksid Venemaale spordilaagritesse ära ja me jäime 6-kesi, meil oli seal igavesti vahva olla. Sellest ajast räägib ka järgmine laul, mis on pisut autobiograafiline, võiks nüüd nii öelda, 10. keskkoolist, meie bändiruumist ja minu välja mõeldud sõbrast, kelle nimi on Jimmy. Elas kord üks poiss, kes juba lapsest peale teadis, et just tema elus suurelt läbi lööb. Isa unelaule laulis, ema teki peale seadis, suudlustega soovis veel head ööd. Hommikul, kui ärkas üles, ütles vanematele, peate sellega nüüd harjuma, et tänasest võib terve maailm mind vaid Jimmyks kutsuda. Ja, vaid Jimmyks kutsuda. Siis kui Jimmy kooli läks, siis pahandused algasid, ta kakles kõigi spordipoistega. Peldikus, kus suitsetas, siis seinalegi joonistas ta ringi ja selle sisse kui teised õhtul kogunesid palliplatsile, siis Jimmy irvitas vaid tšalalala ja ütles kuradile käigu
kõik, sest elu mõte on anarhia. Ja no ja, alla ei anna ma, kõik teed on mul valla, šalalalala, alla ei anna ma, kõik teed on mul valla. Jimmy parim sõber tollel ajal olin mina ja me hakkasime bändi tegema. Teraviljakombinaadi sponsor korras trummid saime, tundus asi hakkab liikuma. Kui teised läksid diskole, siis meie segast panime šalalalalalalala, mis sündis rockibänd, mis pidi vallutama terve maailma. Oi, vallutama terve maailma. Kui lõppes keska bassimees, läks ülikooli edasi ja trummar see armus ära vist. Ja tundus Jimmy'le, et asja ei saa minust nii, sest ma ei olnud hiigelt anarhist. Kui teiste elu rööbastesse kolksatas, siis Jimmy ainult irvitas. Ja ihu üksinda jäi purjus peaga prooviruumi rohkima. Ja no ja, alla ei anna ma, kõik teed on mul valla, šalalalala, alla ei anna ma, kõik teed on mul valla. Jimmy parim sõber tollel ajal olin mina ja me hakkasime bändi tegema. Nii sündis rockibänd, mis oleks pidanud vallutama kas või selle väikese Eestimaa. Daamid ja härrad, Taavi Langi kitarril. Suur tänu. Tähtid olles, kui me istusime vana lagunenud maja kivitrepile. Minu lõhkised teksad, sinu jääkülmad käed, see on muinasjutt tüdruk, küll sa ükskord seda näed. Tahtsin öelda nii palju, siiski vaikisin vaid, sõnu polnudki vaja, minust aru sa said. Vana lagunev maja tuules kolksatas uks, sellest hetkest mu süda jäigi sulle avatud. See ei ole saladus, et olime siin, taskunoaga meie nimed seina lõikasin. Vana maja juurde viis meid rohtunud tee, see oli koht, kus lõpuks 11 leidsime. Sinu silmist tollel see oli kutse ja soov, sinu jaoks see vist oli nagu julguse proov. Juuksed langesid näole, silmad sulgesid sa, seda hetke ma luban, et ei iial unusta ja sina ka. See ei ole saladus, et olime siin, taskuvaga meie nimed seina lõikasin. Vana maja juurde viis meid rohtunud tee, see oli koht, kus lõpuks 11 leidsime.
hommikuidab, minema sa pead. Mind leiad siit, sa tead. Ja, see ei ole saladus, et olime siin. Taskunoaga meie nimed seina lõikasid. Vana maja juurde viis meid rohtunud tee. See oli koht, kus lõpuks 11 leidsime. See ei ole saladus, et olime siin. Vana maja juurde viis meid rohtunud tee. See oli koht, kus lõpuks 11 leidsime. Suur aitäh! Keegi veel väsinud ei ole, tagumikud ei ole kanged. Võime teha, peale Tanel Talve ei ole keegi väsinud. Tanel on alati väsinud. Ta käib tööl, ta käib päris tööl. Me siin käime pilli mängimas külast külasse ja head paremat pakutakse ka meile aeg-ajalt ja inimesed on toredad ja me ei ole see nädal üldse veel vihma saanud, kusjuures see on täiesti uskumatu. Sest meil tavaliselt on niiviisi, et nii kui välja sõidame maja eest, siis hakkab kallama ja kuigi see suvi on olnud, kõik räägivad, oi suve pole ollagi, suve pole ollagi. Keegi veel mäletab selle suve jaanipäeva, oli soe ja ei sadanud otseselt. See on väga-väga suur märk, sest eelmine aasta ja üle-eelmine aasta ja aasta enne seda oleme me igal aastal jaanipäeval mänginud, kusjuures Pühajärvel ja seal on olnud 6, 6 ja 7 ja vihm. Et tegelikult lähevad pillimeestel näpud jäässe, mul ei ole suurt vahet, aga teised on meil puhta hädas, sest et noote mängivad nad rohkem kui mina. Nii, teeks midagi. Miks ma seda räägin, jah? Sellepärast, et järgmine lugu kannab pealkirja Ebaõiglane. See, mis meie vahel oli, seda tegelikult polnud. Tunnistajad väidavad, ma olin mujal olnud. Minu vastu parem ära seda alustada, sest sa kaotad ilma harastuseta. Sa ju ei taha, et sulle tehtaks seda, mida teistele sa teed. See maailm tundub liiga ebaõiglane. Jäid rongis maha, auto pritsis sinu mantli täis ja terav valu sinuski sel hetkel läbi käib. Ma ei hakka sulle seda parem üldse seletama. Sees ja ainus vabandus on see, et olen lihtsalt mees. Ka ma ei taha, et mulle tehtaks seda, mida teistele ma teen. See maailm tundub nii liiga ebaõiglane. Jäin rongist maha, auto pritsis minu mantli täis ja terav valu minuski sel hetkel läbi käib.
tegelikult mul on mitu sõpra, aga mul on üks selline väga tähtis sõber, kes ei ole meie bändist. Ehk siis, et peale bändimeeste mul on veel üks sõber. Ja tema nimi on Kristjan ja tavaliselt kolmapäeviti käib ka teie kodudes läbi televiisori ekraani. Teine nimi on tal Jõekalda ja ta on üks väga tore inimene ja soe inimene. Ja miks ma seda räägin? Temaga on niiviisi, et alati ta aeg-ajalt ikka, ta juhib seda saadet nimega Otto kolmapäev, õigus muidugi. See on see saade, kus Taavi kunagi miljonit ei võida. Iga kord tuleb, jälle läks mööda. Ja Taavi on juba peaaegu, oled sa kunagi pihta saanud? Mõnele, ühele numbri oled sa? Ühele panid üks ja tal on seal vahepeal, kunagi ammu ta juhtis saadet nimega Rooside sõda ja see vist praegu on ka seal Otto kolmapäeval sisse poogitud kuidagi. See on üks tore, vahva mäng sellepärast, et seal ei pea teadma kiletiivaliste neeru ehitust või mingisuguseid raskeid asju. Seal peab teadma või arvama ära, mida 100 inimest arvavad. Te teate küll seda mängu. Ärge tehke nägu, et ei tea, teate küll. Ja Kristjan aeg-ajalt küsib, et kuule, kas teil, Jaagup, et ega teil mingit vaja ei ole promoda mõnda kontserti või mõnda plaati ei ole tulemas äkki, et siis ma kutsuks teid jälle saatesse ja saate jälle niiviisi Kanal 2 niiviisi hiilida ukse vahelt sisse. Tasuta asju võib tuua kas või öösel. Ja siis ükskord me käisime, Perekond Terminaator oli meie nimi ja siis me mängisime seda mängu ja meie käest küsiti, et nimetage Terminaatori kõige ilusam lugu. No küll me mõtlesime ja pakkusime kõik lood, mida me enam-vähem teadsime ja muudkui selja taga käis see. Ja nii me ansambel Sannile kaotasime. See oli väga piinlik. Aga sellest ei ole midagi, see saime jälle targemaks. 100 inimese meelest on meie kõige ilusam lugu see. Kirikukell ja mu juustele langenud on lumi. Kõik ümber on pime, vaid tähed mul näitavad teed. Aeg andeks on anda ja unustada kõik, mis kuri. Ja lõpuni käia kõik pooleli olevad teed. Su juurde tuleb kord veel. Ma kalmistul süütasin külla ja ootasin kaua. Siis tundus, et tulid ja käest võtsid kinni sammu. Ma seisin seal tunde ja lõpuks jätsin su haua. See uni ei lõppegi ärgates hommikul. Kui külmus poeb hinge, su varjus on tuus. Sa ilmud kui ingel ja sa särad kui kuld. Et õnnati tutud ja lähed kitan, kui unen jaoks muutub. Ei suuda ma iialgi ärgata.
suuda ma iialgi ärgata, kui külmus poleb hinge. Su varjus on tulnud, sa ilmud kui ingel ja sa särad kui kuu. Et kõrnalt mind puutub ja lähed kitar, kui unenäoks muutub, ei suuda ma iialgi ärgata. Ma iialgi ärgata. Suur aitäh! Hirmsasti mulle meeldib lugusid jutustada ja ma tahaks kutsuda teid kaasa ühele rännakule, mida me teeme, seda teed me teeme vähemalt 2-3, suvel ka 4 korda nädalas umbes. Ja see kõik aeg-ajalt tundub natukene, et see kõik nagu kordub just nagu. Tegelikult on iga kord on jälle natukene erinev. Meil tuleb detsembris plaat välja, uus album. Viimasest albumist on juba 3 aastat või 4 aastat, 3. Ja detsembris see album ilmub ja me oleme 2 aasta või 3 aasta jooksul õigemini kirjutanud juba 2 uut lugu. Plaadi peal on kokku umbes tavaliselt 10-12 lugu, siis detsembris ilmub küll, aga aastaarvu ma teile praegu ei oska veel öelda. Et tõenäoliselt läheb sellega veel aega, kui me samas tempos jätkame. Aga see on meie viimane singel. Seesama rännak, millest me rääkisime. Kokku lugeda ma püüdsin oma sammud, et oleks selge, kus ma käinud ja kuhu olen teel, siis avastasin, et ma ringi ratast ammul. Kuid see ei loe, ma tahan teha seda veel. Koduksest andibussini on 13 sammu, backstage'ist lavani on 7,2. Selle ajal valisin ma väga ammu, aga tundub te ei muutu ajas kergemaks. Vau! Ööklubi pimeduses kaduda võib rada, seal kohata võib kauneid haidjaid ja koletisi ka. Ööklubi välisukseni on samme 100. Ei tea, kas jõuan välja elusana maa. Koduksest andibussini on 13 sammu, backstage'ist lavani on 7,2. Sellel ajal valisin ma väga ammu, aga tundub te ei muutu ajas kergemaks.
nukralt ohkan jään minäkulle seaan. Ja kun musti listaan se eile heli, meid oma käidud veidi väga hästi tean. Bändibussist kodukseni on 13 sammu, seekord läks hästi, sest et ma hingan veel. Sellel ajal valisin ma väga ammu ja mul ei ole õnne ainult huvid mitte. Bändibussist kodukseni on 13 sammu, seekord läks hästi, sest et ma hingan veel. Sellel ajal valisin ma väga ammu ja mul ei ole õnne ainult huvid mitte. Suur tänu teile, daamid ja härrad, Taavi Langi ja meie võtame nüüd oma 13 sammu. Meil oli teiega ääretult tore ja me ei saanud vihma ka, et täna läks jälle hästi. Aitäh teile! Ja plats, mind ära siit, no jõud, issand jumal. No see kohe lavale. Daamid ja härrad, tegelikult meil on teile lisalugu ka, et ega me teid nii, meile õudselt meeldib aplausi kuulata. Ja küll, aitab küll. Suur tänu. Tead mis, Taavi? Teeme hoopiski ühe hästi ilusa loo. Ma ei hakka isegi, panen selle kitarri kohe, tõmban juurde välja. Selle loo on kirjutanud maestro Olav Ehala, sõnad Juhan Viiding. Ja see läheb nii. Seda õnne kõike jaima, mis on vanal mehel siis. Enne surma, kui saab õnnistusta veider eluviis. Kuigi maalitud on kolle, annab sooja tuli ja tean mu elutööd nüüd jätkab poeg mu järel tulija. Sina jõua kaugemale, kuni kord ka ise oled mul. Üks on tõde, mingi vale, ei saa kustutada igavese tõsielu tuld. Olen vana mees ja sellepärast lihtne on mu jutt. Peagi lõpetamas olen oma elurännakut. Ära pahanda, kui laul on liiga lihtne õpetlik. Kuula ära, sest me elu selles ilmas pole pikk. Sina jõua kaugemale, kuni kord ka ise oled mul. Üks on tõde, mingi vale, ei saa kustutada igavese tõsielu tuld. Meie eitus, meie jaatus liugleb tuules nagu leht. See, mis saadab, ongi saatus ikka õiglane ja eht. Oma hinge ei või müüa, kuri ilm las uduta. Ainult seda omaks hüüa, mis su hinge puudutab. Sina jõuad kaugemale, kuni kord ka ise oled mul. Üks on tõde, mingi vale,
ei saa kustutada igavese tõsielu tuul. Ei saa kustutada igavese tõsielu tuul. Ei saa kustutada igavese tõsielu tuul. Suur tänu teile ja turvalist koduteed!